Peremees küsib teine tüdrukult, et kuule, et mis siis saab, et ega sa karjuma ei hakka, kui ma siin praegu keppima hakkan. See ütleb, et ei hakka, mul on veel eelmisest korrast niiske. Oota, räägin ka teise, kus teine oli? Tean, juba tean. Poiss peab õhtul magama jääma. No ta pustin meid Juku. Peab magama jääma. Kõik seal. Korraga kuuleb kõrvaltoas, ema ütleb siukse leebe või sulni häälega, et kallis, ma tahaks nüüd seekord tütart. Isa ka, et teeme siis ära. Jukul kohe saraks, mõmmi kaenlast rebib kuradi ennast lihtsalt ennast kõrval tuppa. Kui juba jutuks tuli, siis mina tahan saada Rottweilerit, Rulluiski ja Batmani videot. Piider läheb linna peale jalutama. Jalutab läbi pargi ja vaatab, mingi õli magab kuskil pingi peal. Vaatab, õlina sügavasti magab ka, mis siin ikka? Natuke sikutab pükse allapoole ja ehitab kuradi õlile sitakasse ja paneb õlile kuradi mingisuguse sükse sümboolse rahasummarina tasku. Õli ajab mingi aja pärast raami sirgu, vaatab, 25 on taskus ja punn ka raha, kus ma selle raha sain. Mis siin pikalt mõelda, ruttu pood, ütleb, kuule, anna üks punane vein. Läheb, tõmbab selle veini paaki ja nii ja uni tuleb peale, tee mis tahad, läheb keerab jälle magama. Aga pedjaks tuleb jalutuskäigult tagasi, vaatab, kurat, ikka tukkub nii kõlasti, kurat, sama asend on ka sees, ei saa. Ürgne tung tuleb kallale, paneb jälle raamaka ära, jälle paneb 25 Tammsaare tasku. Õli jääb raami sirgu, vaatab, pagana pull, see on jälle 25. Kuradi kohast see raha mulle siia satub, imelik on. No mis siis ikka, mis siin pikalt mõelda, ruttu poodi, kuule, anna veel punane vein. Võtab joob selle punase veini jälle nahka. Ja no mis teha, jälle refleks on ju, lamplooja, läheb viskab, jälle laseb nahad kinni ja õli või see pedeks läheb siis 3. korda veel mööda, ühesõnaga täpselt sama situatsioon, paneb veel ühe korra talle raksak ära ja siis 3. 25 juba on ju. Vanamees läheb raami sirgu, vaatab, kurat, jälle on 25, läheb poodi, kuule, anna nüüd veel üks vein, anna seekord valge, see punane peale perse ette valutama. Tuleb vend paarist koju, viskipudel poolik taskus. Talvine aeg libe ka ja korraga libastab, kus käib kõhuli maha, püsti tunneb midagi, jookseb mööda säärt talle. Annaks taevas, et see oleks veri. Mismoodi nikutakse 150 kilost naist? Väga lihtsalt, tõstad reied laiali, võtad kõik need 8-10 volti sõrmede vahele ja siis hakkab panema 1, 2, siis kui apumatti tuleb suhu, võtad 1 volti tagasi, suskad ära. Üks piidel runkab teist. Kõvasti runkab, paneb tagant ja korraga vaatab alumine see, kellele pannakse, et see niimoodi peaga niimoodi imelikult väänab niimoodi. Küsi, mis viga on valus on? Särki vahele. Kaelust tirib. Vend läheb kuradi bordelli. Lepib seal juba türukuga, enam valib välja, lähevad tuppa, vend võtab püksid maha vehmer põlvini. Lits hakkab ohkima, sa teed nalja või sellist, ma talle küll kurat reitja vahel ei lase, ma võin suhu võtta. Nalja teed suhu, ma võin isegi võtta keppi tahan saada, said aru. Tegemist on rohkem nagu näidend või selline ühesõnaga nagu lavastusena tegemist. Tegevus toimub rongis, mis sõidab Moskvast Peterburi tsaari Venemaa ajal ja tegevus toimub siis rongivagunis kupees, kus ühel pool sõidavad siis lahingukindral ja tema tentsik ja teisel pool sõidavad papi naine ja papi tütar. Sõidavad, mürinal ilmub lavale kindrali tentsik. Härra kindral, lubage kusele. Võid minna, vastab kindral. Tentsik kaob ja siis tuleb kindrali juurde papp ning sõnab kurval toonil. Teie lahingukindral rind läikimas medaleist, kes te olete valanud kodumeest oma verd ja tema teie juuresolekul kusele. Mina, kes ma olen püha mees, maailma pattude eest palvetades olen kulutanud oma pea paljaks ja tema ütleb minu juuresolekul kusele. Naine, kes ta minuga neitsina ühte heitnud ja mulle tütre sünnitanud ja tema juuresolekul kusele. Tütar, kes ta on mul noor ja veel patust udu aimugi ei tea ja tema juuresolekul kusele. Kindral see peale, rahunege papi, tuleb tagasi, teen märkuse. Mürinal ilmub lavale kindrali tentsik. Härra kindral, lubage ette kanda kustud. Kindral noomivalt. Türa vari, sa vana vitsilmne hobunikkuja, olen ma sinu arust lahingu kindral või kortsus munn. Rind läigib medalist nagu litsi vitt ja sina minu juurde kusele. On see hobuse türa pea või papi kiilakas, mis seal päikse käes läigib. On teine meie perverssustest palletas oma kiilaka paljas kulutanud ja sina tema juures kusele.
on see vana kuradi kõrtsi hoor või papi eit, kes seal istub. Pole elu sees putsigi naabri meile näidanud ja sellest hoolimata on tütre sünnitanud ja sellegi poolest sina ütled tema juures küll kusele. On see kuradi algaja Rensli lits või papi tütar, kes seal istub. Pole elu sees veel elusat türagi saanud suus hoida ja sina tema juures küll kusele. Ma arvast üles oma 3. narile ja mitte ühtegi kusemist nii kui me Peterburis oleme. Järjekordne kuldkalakse lugu on ju. Chapai on ju, tead seal, peale suurt lahingut püüab seal Kalajõe ääres ja püüdis kuldkalakse kinni on ju. Kuldkalakne sipleb seal võrgus ja palub, et oi, kallis Chapai, väepealik, kõik võimas, lase mind vette tagasi, täidan su 3 soovi ära. Chapai mõtleb, et kurat, pisike kalake, mis ma sust ikka saan on ju, haad ei keeda on ju. No okei, mine uju kalake. Kala seal, soovi kõike, mida sa tahad, täidan. No, Chapaile ainus soov on, et kalakene, minu ainus soov, tee, et see jõgi, kus sa ujud, et see oleks puhas viin. Jõgi oligi puhas viin. Chapai joob seal kruusiga, pljäskaga, kõigega, no viin, mis viin on ju. Kala nõuab kähku teist soovi, ta enam ei juua selles vees ujuda on ju, noh, teisegi viina sees ujuda on ju. No, Chapai siis soovib, paluks tee nii, et siin kõrval kasvaks hapukurgi põld on ju. Oligi hapukurgi põld. Chapai joob viina, sööb hapukurki. Kala juba tead, kohe tead, hakkab surema on ju. No, enam ei juua selles vees olla on ju, kähku 3. soovi ja ma lähen. No, Chapai ütleb, no kõik eluks vajalik on olemas, viin, hapukurk, no mis ma enam oskan soovida, las Petka soovib, Petka haritum inimene. No, sündigu sinu tahtmine, kala ujus kähku minema. No, Chapai joob siis seal viina ja sööb hapukurki ja eemalt tuleb Petka on ju. Vaatab, mis see Chapai seal Käpuli jõe ääres teeb, joob jõest ja sööb hapukurki peale. Vaatab, ütleb, tulgu mulle 1000 türa perse, kui see jõgi viin ei ole. Kuulus metsiku lääne kauboi, ütleme, et siis John mõtleb, et hädasti oleks vaja Merile ära säädida. Aga vaat, no kui ta ma nüüd lähen nii otse ja ütlen, et noh, kohe vajad, et mõtleb, et on vaja midagi radikaalset välja mõelda. Mõeldud tehtud, teen niimoodi, et värvin oma hobuse musta-valge kirjus nagu sebras edasi. Siis lähen sõidan Meri akna alt mööda, Meri kohe kindlasti küsib, et kuule, miks sul siuke naljakas hobune on. Mina ütlen, mis hobune, lähme parema aasa peale, teeme nõka. Ja ongi käes. Teebki nii, värvib hobuse kirjuks, sõidab akna alt mööda, Meri ei tee märkamagi. Siis mõtleb, et ei, et nähtavasti värv ei olnud õige. Nähtavasti värv ei olnud päris õige, et peab midagi, et värvin hobuse roheliseks. Värvib hobuse roheliseks. Ja on jälle täpselt sama idee, et kindlasti sõidan mööda, see kohe küsib, miks sul siuke huvitav hobune, mis kui sitast hobusest, lähme parema aasa peale, teeme nõka. Värvib hobuse roheliseks, sõidab mööda, Meri ei tee märkamagi. Akna peal täitsa on seal midagi vaatab, aga üldse ei tee välja. No midagi ei teha, mis ma siis teen? No, värvib hobuse lillaks, joonistab kollased viisnurgadel peale. Et noh, et nüüd kindlasti, kui ma sõidan, et siis ta ikka küsib ja sõidab akna alt mööda ja Meri jõuab, et kuule, John, et mida sa kärutad siin edasi tagasi, läheks parem aasa peale, teeks nõka, sitast nõkas, vaata, kuidas hobune mul on. Üks kord on nagu värk. Mees tuleb koju. Ei, vale. Ei tulnud koju. Sorry. Naine tuleb koju. Ütleb mehele, kallis mees, asi sikva. On olemas väike viitu, ma ei viitsi rääkida. Hea lugu, jah. See jääb kõige lõppu. See on lõpulugu. See tuleb peale seda presidentsi. Ja. Viitu ma ei viitsi rääkida. Ei, väga kõva asi.